Tere tulemast Koeru Kogukonna Akadeemia Koerust pärit vestlusele. Tänane külaline on Miika Pihlak, näitleja, tantsija ja koreograaf. Tere! Nii, tere Miika! Kuidas sa tunned ennast siin selles Koeru kultuurimaja saalis? On kodune tunne? On, jaa. Siin Koeru on alati väga tore tulla tagasi. Mul on selline traditsioon iga kord, kui ma Koeru sõidan, siis ma sõidan praktiliselt kõik tänavavahed läbi. Ma tulen sealt tagant Põllu tänavalt ja siis Küti tänavalt sõidan tavaliselt läbi ja siis vaatan ikkagi, et kas on midagi uut, sest meil siin kogu aeg areneb kogu see värk, nii et tore on alati kodus olla. Aga siin saalis on palju mälestusi? Oi, väga palju, jah. Siit ju kõik see algas. Nii, aga hakkamegi siis vaikselt kerima. Et sa sündisid 13. veebruaril 1998. aastal Koerus. Jah. Paide sünnitusmajas tegelikult. Olgem täpsed, jah. No, olgem täpsed. Ja siis ühel ilusal veebruari kuupäeval tõid ema ja isa sind Paide haiglast koju. Et kes sind kodus ees ootamas olid? Vend ja õde, vanem vend ja vanem õde siis ja vanavanemad ja ma ei teagi, oli keegi veel või? Isa ja ema ja? Aga nüüd siin meil siis esimene pilt kohe. Et sinu armas vend ja sinu armas õde, et kuidas nende nimed on? Maarjo ja Mari-Liis. Aga Miika, sa oma nimelugu tead. Kust on tulnud nimi Miika? Minu nimi on tulnud Piiblist. Vanas testamendis on Miikale täitsa eraldi peatükk siis. Jah, sealt on tulnud. Aga sellist nimemaagiat oled ka elu jooksul tundnud, et see nagu toetab sinu tegemisi või? Otseselt niimoodi ma ei oska isegi öelda nimemaagiat kui sellist, aga pigem ma olen küll ennast tundnud alati erilisena, sellepärast et ma tean, et Eestis ei ole lihtsalt väga palju Miikaid ja kui panna sinna nimede statistikasse enda nimi sisse, siis see ütleb, et Eestis on alla 5 mehe ja naise, kelle nimi on Miika. Nii et selles osas olen ennast küll erilisena tundnud, jah. Väga tore. Aga millised su esimesed mälupildid on? Mida sa mäletad nagu kõige esimestena? Vot, ega ongi väga keeruline öelda. Esimene mälupilt tavaliselt, kui ma mõtlen oma lapsepõlve peale, siis tuleb, ma arvan, et see oli mu 4. sünnipäev, kui mul olid mõned sõbrad külla kutsutud ja kui me mängisime, meil oli kodus veel selline ehitus, et sai 8 teha tubades. Nagu kõik olid avatud toad ja siis me mängisime tõkkejooksu seal selle 8 peal nagu läbi tubade sõpradega. See on, ma arvan, mu esimene mälupilt, mis mul tuleb lapsepõlvest. Aga õde ja vend, kas nemad kaasasid sind oma tegemistesse või kiusasid ka vahel või pigem siis siiski hoidsid oma väikevenda? Ei, pigem, kui ma ikka lapsepõlve peale mõtlen, siis me pigem ikka kiusasime üksteist, sellepärast et mul oli venna ja õega nii suur vahemaa, et me ei saanud praktiliselt ikka üldse läbi, eriti vennaga. Maarjoga me ei saanud üldse läbi, me ainult nagu kaklesime kogu aeg. Kui suur teie vanuse vahe on? 9 aastat ja õega on 8 aastat. Nemad olid juba suured, sina olid alles täitsa titt, eks ju? Ja ma olin alati memmekas ka, ma olin hästi ema poeg, siis selle tõttu ka me vennaga nagu kraaklesime hästi palju. Aga kui memmekas olid hea laps või tegid krutskaid ka? Alguses vist lapsepõlves ma olin pigem hea laps, aga kuskilt sealt ma hakkasin ikka tegema kraaklusi ka ja ma arvan kui ma kooli läksin umbes, siis ma olin ikka vahepeal natuke siuke pätipoiss ka. Ja. Lasteaialaps olid? Olin, lasteaias käisin. Kui vana olid, kui lasteaeda läksid? Vot seda ma ei mäleta, ma arvan, et ma Sõimes vist ei käinud, ma läksin äkki kohe sinna, mis see järgmine on 3. rühm äkki või? Ma läksin kohe sinna. Aiarühm nagu? Jah, või teine rühm oli see vist, jah. Aga lasteaias olid sa siis pigem selline omaette mängija või meeldis sulle teistega koos mängida, olid sa seltsiv laps? Nii palju, kui ma ise mäletan, siis ma olin ikka seltsiv laps minu arust, jah. Jaa.
ma ikka, seal mängisime ikka kõik koos ja lasteaias oli, selles mõttes ma mäletan, et alguses mulle meeldis küll 4. rühmas, selles viimases rühmas, siis hakkas mulle lasteaed vastu. Siis ma mäletan, ühe korra ma tegin isegi seda, et ma jooksin lasteaiast minema keset päeva. Aga mis sai siis? Tulid koju ära? Tulin koju ära, siis natukese aja pärast tuli ema koju, siis ma juba sain aru, et talle on lasteaiast ilmselt helistatud, sest et aga ma hakkasin enne, kui ema jõudis midagi öelda, ma hakkasin juba ise nutma ja ütlesin, et jah, ma tulin ära, sest ma ei tahtnud seal olla. Ja siis, aga õnneks vist ema minu juures, nii palju kui ma mäletan, ta ei saanud vist väga vihaseks, nii et me rääkisime rahulikult ja ta ütles ühesõnaga lihtsalt seda, et ei tohi ise ära tulla, et ma tulen sulle järele ja et on ohtlik ja nii, aga mõni kasvataja ka meeles on eriliselt näiteks? Ja ma mäletan, vot nüüd on nimedega tekib probleem ainult. Aga ma mäletan küll, et meil oli neljanda rühma kasvatajad olid Kristel ja Merike Adusoo. Neid ma mäletan küll, jah. Ega ausalt öeldes lasteaiast niimoodi nagu kasvatajatest isegi nagu suurt mälupilti ei ole. Ma mäletan, et rohkem kui lasteaia peale mõtlen, siis tuleb pikam ikkagi meelde need seigad, mis me tegime nii-öelda rühmakaaslastega koos. Aga kasvatajatest jah, väga mitte. Ja ka siis tuli aeg kooli minna. Ja. Kas ootusärevus oli suur? Laulsid sa, kooliaeg, millal sina tuled? Või suhtusid kõigesse järgnevasse sellise pragmaatilisusega? Ma arvan, et ei, ma olin ootusärav küll, jah, et ikkagi kooli minna, siis see tähendas ju natuke ikkagi seda, et nüüd sa oled nagu suur, nüüd sa lähed juba kooli, lasteaed lõpetatakse ära enam. Ma mäletan, see põhiline asi, mida kõik ootasid, oli see, et nüüd ei pea enam päeval magama. Sest see oli 4. rühmas juba kõige piinarikkam asi üldse see, et sa pead lasteaias magama päeval. Nüüd ma teen seda kogu aeg. aga sellest hetkest nagu jah, mööda saamine, et nüüd läheme kooli, nüüd oleme suured lapsed, see ma mäletan, oli küll ootusärav, jah. Ja üldse, et mis seal koolis kõik saama hakkab, kõik oli uus ja see, et sa pead istuma seal tundides ja kuulama õpetajat ja enam ei olnud seda, et ainult mängid kogu aeg ja Aga kuidas seal koolis siis minema hakkas? Läks kõik lepasereega või tuli takistusi ka ette? Alguses ma mäletan, et minu arvates läks nagu päris hästi, ega ma ei ole tegelikult vist kunagi olnud väga selline nii-öelda nagu halb õpilane. Mul nagu pead on selles mõttes alati olnud, ma olen pigem ikkagi õppinud headele hinnetele ja ma mäletan, esimeses klassis oli minu arvates veel see kleepsude süsteem, meil ei pandud hindeid, vaid meil anti neid kleepse. Ja siis, et see punane vist oli nii-öelda nagu 2 eest ja siis oli kollane ja roheline ja et roheline oli nagu 5, et kui neid sai oma päeviku nagu täis, et siis oli uhke tunne küll. Aga koolikiusamist tuli ette? Natuke ikka tuli, jah. Sest et ma olin ju lapsepõlves ikkagi ülekaaluline, ma olin suhteliselt paks laps ja sellega seoses ikkagi kiusamist algklassides isegi niivõrd mitte. Vist kui siis alles seal algklasside lõpus, ma arvan, see ikka mingi 4. klass, aga põhikoolis küll, jah. Aga mitte ka väga palju, sest et mul oli ka see, et kuna mu ema oli õpetaja ja kuna mu ema on ju pigem olnud ikkagi selline suhteliselt karmi käega õpetaja, siis ka teised ei ole julgenud ka võib-olla nagu mulle väga vastu astuda, aga mingil määral ikka jah, oli küll. Mingil hetkel olid sa muusikakooli õpilane? Ja. Ja mis see sinu pill on? Kitarri õppisin ja klaverit. Aga see valik, et muusikakooli minna, kas see oli sinu enda soov või pigem vanemad panid sind sinna? No see tuli enam-vähem niimoodi, et kuna meil oli nagu nii sees juba perekonnas see, et mu vanem vend ja vanem õde olid muusikakoolis käinud, siis tundus ka loogiline, et mina peaksin ka minema. Aga ma mäletan, et ma ikkagi tahtsin minna ka. Ma küll tegelikult tahtsin minna õppima klaverit. See nüüd, et ma kitarri läksin õppima, see tuli küll rohkem võib-olla nagu pere mõjutusel. Ja siis ma ikkagi see 7 aastat natukene tundsin ka seda, et tegelikult õpin nagu vale eriala peale, et tegelikult oleks tahtnud klaverit õppida, aga kuna mul oli see üldklaver nii-öelda kõrval, siis seda ma nautisin kõvasti rohkem kui oma tegelikult põhipilli, mida ma õppisin. Aga kuidas täna pillimänguga on?
no kuna ikkagi läkski sellest, et see eriala oli mul muusikakoolis vale, siis ma käisin see 7 aastat lõpuks ikkagi suhteliselt sunniviisiliselt seal ära ja pärast, kui ma muusikakooli ära lõpetasin, pärast seda pole pilli kätte võtnud ka. Aga klaverit oled mänginud? Nii ja naa, klaverit vahel, aga kuna klaver on ka selline, mida igalt poolt ei leia, noh, et sa ei saa seda nagu klimberdada kogu aeg ja ega see on ka selline oskus, mis, kui sa seda ei praktiseeri, siis ta läheb kiiresti ära ka. Poistekooris käisid? Vot seda ma lapsepõlvest küll mäletan, et ma olin suhteliselt no mingil määral, ma ei tea, kas seda saab just nimetada ikkagi ka juba selliseks enesekesksuseks võib-olla, kuna ma tegelesin ju lasteaias saati soololauluga ja ma laulukarussellidel ja nendel käisin, siis ma tundsin, et ma ei taha kooris laulda. Aga kooris ei taha, et tahad ainult solist olla? Jah. Aga solistina läks sul nagu hästi või keskpäraselt või kuidas sa ise tundsid olid? Ei, ma ise nagu tundsin küll, et mul läks hästi alguses, vähemalt eriti, kui ma olin veel nii-öelda väiksem. Mul hakkas kiiva vedama sellest hetkest, kui mul häälemurre tuli. Sest mul kestis häälemurre hästi pikalt, pea 2 aastat. Ja mu hääl kraksus ja ma ei saanud samal ajal laulda. Ja nii, kui mul häälemurre ära lõppes ja kui Aino linnas mind uuesti laulma võttis, siis kuna ma ei olnud 2 aasta jooksul häälekooli saanud, siis tekkis see asi, et ma hakkasin ise kuulma, et ma hakkasin mööda laulma ja mind hakkas see häirima enda kõrvale ja siis ma ei tahtnud enam. Ja siis ma jätsin ära laulmise. Näitemängu tegid ka koolis? Ja. Mäletad oma esimest osatäitmist, rolli, keda mängisid? Ja mäletan küll, esimene selline lavastus, mida ma mäletan, oli tegelikult lasteaias. 4. rühmas ja minu arvates, kui ma ei eksi, siis see oli Pöial-Liisi ja seal ma mängisin printsi. Jah. Võt see on mu esimene mälupilt teatrietendusest nii-öelda. Aga siis näitlema panigi siis pigem ikkagi kasvataja või oli siis juba siis endal kihk või kooli ajal kihk mängida? No lasteaial kindlasti ei olnud veel seda mingit kihku, siis oli lihtsalt see, et kasvatajad panid sind tegema kõiki asju ja sa lihtsalt tegid, mis nad sulle ütlesid. Aga koolis? Aga koolis tekkis küll juba see, et ma ei mäleta, kui palju tegelikult algklassides nii-öelda oma klassijuhataja ja õpetajatega sai selliseid asju tehtud, aga mu mälupildid tekivad küll sellest hetkest, kui sina hakkasid meid võtma ja tegema meiega asju. Võt neid asju ma küll juba hakkan mäletama ja need tegemised ju sündisid küll rohkem juba selle pealt, et sa ju kutsusid ka meid kokku, kes ise tahtsid, kellel oli see motivatsioon ja tahe teha, et siis me tulime ja tegime, et see ei olnud nagu selline kohustuslik nii-öelda. Aga sellist edevust ja esinemisvajadust pigem oli? Ma arvan, et eks võib-olla ma ei teadvustanud seda tol hetkel endale küll väiksena mitte, aga ma arvan, et eks mul selline mingi edevuse joon on alati sees olnud, ega muidu me selle erialaga ju praegu ei tegeleks ka, et eks see käib selle juurde, midagi teha ei ole. Nii, aga nüüd järgmine pilt, see räägib nüüd enda eest, eks ole? Et lollitamine tantsu, klassi ja näitemängukaaslastega oli igapäevane tegevus? No ikka, jah. Mul on ikka alati meeldinud natuke krutsikeid teha. Ja... Ma usun, et kindlasti on väga paljudel, ütleme sul endal, su sõpradel, su kaaslastel telefonides pilte sinust, endast, teiega koos, või ma eksin? Ei, on kindlasti on, jah. Aga selline, kas see oli nagu puhas lustimine või on siin mängus ka killuke maski, mille taga võis olla siis peidus väikene ebakindluse? Võt jällegi ma arvan, et kui nii-öelda lapsepõlve peale mõelda, siis ega tol hetkel sa ei teadvusta endale nagunii neid maske. Nüüd, kui ma tagantjärele tagasi vaatan, siis ütleme, kui ma sellesse vanusesse nüüd tagasi mõtlen, siis ma ka võib-olla ei oska veel mõelda, et kas seal juba võis olla nagu mingi mask, vaata, sest see oli veel see aeg, ma arvan, mis oli isegi põhikooli algus, kus sa veel ka oled nii noor, et sa tegelikult ei pane päris nagu pilti kokku ise endast ümbritsevast, et sa lihtsalt oled ja kulged. Kuskil seal põhikooli lõpus, kui tekibki nii-öelda see murdeiga ja siis hakkad sa vaata rohkem teadvustama ennast ja ennast ümbritsevat ja hakkad rohkem tegelema sellega, kuidas sa mõjud, kuidas sa oled teistele inimestele, kuidas teised inimesed sind näevad. Et pigem hakkavad mu mälupildid nii-öelda võib-olla selle mingisuguse nagu edevuse või siis ka mingisuguse maskiga tulema sealt perioodist. Enne seda väga, väga mitte.
aga no, et siis sõpradega sai lollitatud. Jaa, kindlasti. Ja noh, kuna see pilt on ka minu teada tehtud bussireisil, kui me käisime tantsurühmaga Tšehhis, et siis, kuna tantsurühmaga sai meil ju hästi palju käidud erinevatel reisidel, siis meil oli siuke hea punt, nendega sai ikka pulli teha. Aga kuidas sa üldse suhtud sõprusesse? On sul pigem nagu rohkem sõpru või sa väga valid, kes su sõber on? Ma väga valin inimesi enda ümber. Mul on väga vähe sõpru. Kuna mu töö iseloom on ka tegelikult selline, et ma käin päevast päeva inimestega läbi kogu aeg, ainult suhtled, siis oma vabal ajal tahan ma suhelda väga valitud inimestega. Aga mis sõprus sinu jaoks tähendab? Kuna mind on õnnistatud sellega, et mul on üks väga-väga hea parim sõber, kes on rohkem mulle nii-öelda isegi õe eest, kui et parim sõber, siis ma arvan, et see meie vaheline nii-öelda kontakt või see sõprus, mis meil on, ma arvan, et see on midagi suuremat või midagi ülemat kui lihtsalt sõprus. Et see on minu jaoks väga oluline ja see juba jõuab mingitesse sellistesse piiridesse, kus sa saad aru, et see inimene on sinuga ja sinu kõrval kuni sinu elu lõpuni ja ta ei kao sealt mitte kuskile. Et jah, sõprus on minu jaoks küll väga-väga oluline ja hästi tähtsal kohal. Nii, aga põhikooli lõpetasid ära ja gümnaasiumisse minna oli kindel soov Tallinnasse? Ei olnud üldse kindel soov. Aga kuidas see 32. keskkool siis mängu tuli, et kust selline valik? Sinna ma sattusin üldse niimoodi, et tegelikult kui ma 9. klassi ära lõpetasin, mul ei olnud mitte mingit plaani minna kuskile ära, ma teadsin, et ma jään koeru edasi, aga kuna mul teised klassikaaslased hakkasid järsku rääkima sellest, et oleks põnev minna kuskile mujale ja hakkasid juba rääkima sellest, et nad lähevad katsetele kuskile ja siis tekkis mul ka see tunne, et ma ei tea, võib-olla peaks ka minema, siis tundub nii põnev ja nii selline midagi teistsugust. Ja siis ma mäletan, et ma tahtsin teha Tallinnas lihtsalt huvi pärast need eliitkoolide nelikkatsed. Seal on vist 4 kooli korraga ja sa teed nii-öelda ühed üldkatsed ja siis need 4 kooli siis nagu sa võid sinna kuskile sisse saada. Ja ma tahtsin lihtsalt huvi pärast teha need katsed, et näha, kas ma üldse saaksin sisse nii-öelda selle koeru kooli haridusega. Aga juhtus see, et ma magasin need katsed maha ja ma ei saanud neid teha. Aga siis mul juba oli see kihk nagu ja tahtmine sees, et aga ma tahaks ikkagi teada, et kas ma saaksin kuskile sisse. Ja siis, kuna minu naaber, Angeelika Aava, tema ju oli minust mõned aastad vanem ja tema oli siis mõned aastad tagasi läinud Tallinnasse ja tema läks Aarte gümnaasiumisse. Ja siis ma mõtlesin, et kui tema läks Aarte gümnaasiumisse, et siis see tundub küll väga hea kool, et siis ma tahan ka sinna minna. Ja siis ma kirjutasin talle, küsisin nõu, aga siis Angeelika ütles mulle kohe, et ära sinna kooli küll mine, et see ei ole hea kool. Ja siis ma mõtlesin, et hea küll, et kui see siis ei ole hea kool, et kuhu ma siis lähen neid katseid tegema ja siis Angeelika tegelikult soovitas mulle 32. keskkooli. Mina ei olnud sellest koolist mitte midagi kuulnud, ma ei teadnud sellest koolist mitte midagi ja ta ütles, et seal on üldse teatrikallak ja kõik need asjad ja siis ma mõtlesin, et okei, tundub põnev ja siis ma läksin sinna kooli ja tegin need katsed. Ja seal olid ka katsetel olid mitu vooru, oli see nii-öelda kirjalik voor ja siis kuna ma tahtsin teatriklassi minna, siis oli ka veel teatrikatsed eraldi, ehk siis ma käisin mitu korda Tallinna vahet neid katseid tegemas. Ja lõpuks juhtus see, et mind võeti sinna kooli sisse. Aga siis uus kool ja uued klassi ja koolikaaslased, et maalt linna kooliminek oli pigem lihtne, sulandusid sa hästi, või tuli ette ka selliseid kõhklusi ja kahtlusi, et kas ma olen ikka õiges kohas, et kodu on nii kaugel? No esiteks alustame üldse sellest, et lõppude lõpuks, miks ma üldse Tallinnasse sain minna, oli mu vanemate loal ainult sellel tingimusel, et ma elan koos oma vanema ja vennaga. Nad poleks mind üksinda linna lasknud. Ja siis ma läksin, see oli nii-öelda ma arvan ka mingisugune tugi, et ma elasin koos õe ja vennaga. See pakkus mulle Tallinnas sellist kindlust. Aga kooli mõttes kindlasti mul oli alguses väga teissugune oli see kõik, alustades juba sellest, et ma olin koeru koolis ju harjunud sellega, et klassid on väikesed. Meid oli ju minu klassis, kui me lõpetasime põhikooli, ma arvan, et meid oli vist mingi 15 või isegi vähem. 32. ma läksin niimoodi, et meid oli klassis 37. See, et sind on klassis nii palju, kõik uued inimesed, kõik uued õpetajad, aga mis tegi selle olukorra lihtsamaks, oli see,
et kuna paljud klassikaaslased olid tulnud teistest koolidest, küll Tallinna vahet enamasti, aga teistest koolidest, ehk siis kõik olid omavahel võõrad, mis ei saanud tekitada seda tunnet, et et on juba mingi grupp, kes ei võta sind sisse, vaid kõik hakkasime sulenduma koos ja see tegi selle lihtsaks, ehk siis tegelikult eks ikka esimene, ma arvan, et pool aastat oli natuke sihuke, et õpid inimesi tundma ja vaatad üldse, mis see Tallinna elu kõik on ja see kool ja täitsa uued süsteemid ja kõik, aga siis saad vaikselt inimestega sina peale ja siis hakkas ta nagu minema ja tegelikult oli väga põnev. Aga seda, et sa oled maalt ja maakas, seda suhtumist oli või seda suhtumist üldse mitte. Ei olnud? Üldse mitte. Väga hea. Aga mis te tegite seal teatriklassis, et mis põnevat? Teatriklassis mingil määral, eks ta, nüüd ma olen käinud nii-öelda ju 2 korda nii-öelda läbi seda, üks oli siis 3 aastat teatriklassi gümnaasiumi ajal ja teine oli siis teatrikool 4 aastat. Et eks see teatriklass on võib-olla juba selline ettevalmistus, sissejuhatus nii-öelda ka nagu teatrikooliks, kuigi see ei ole tegelikult peale teatriklassi eeldus, et sa lähed teatrikooli edasi, aga lihtsalt, et see nii-öelda, mida sa teed seal või mida sa õpid teatriklassis on kohati sarnane. Et ma mäletan, need mingid põhiasjad, sa hakkad ikka ehitama mingisuguseid etüüde, analüüsimist hästi palju, sest mis see näitlemine ju lõpuks on, ta on puhas analüüs, lihtsalt psühholoogia, tegelikult inimpsühholoogia. See on ka konkreetne minu arvates meie esimene arvestus, mis on teatriklassis ja ka teatrikoolis üldjuhul alati esimene nii-öelda ülesanne, mis ette võetakse, on loomad-linnud. Mis lindu looma sina tegid siis? Vot nüüd gümnaasiumis ma tegin elevanti. Jah. Teatrikoolis tegin alpaakat. Tuli välja? No vot see on nüüd väga hea küsimus, kas tuli välja. Vot eks teatri kontekstis on vist väga keeruline üldse vastata, kas tuleb välja. Eks ta vist on kõik siuke protsess. Jäi rahule, kas siis õpetaja õppejõud jäi rahule sinu sooritustega? Jah, eks gümnaasiumi ajal ju said veel hindeid selle eest, minu arvates ma sain 5, nii et. Aga kas gümnaasiumis tuli juba ka ette sellist asja, et te mängisite väljapool kooli, mingeid selliseid huvitavaid väljakutseid? Gümnaasiumis minul lihtsalt vedas sellega, et minu teatriõpetaja praktiliselt 10. klassi lõpus kutsus mind juba esimest suvelavastust tegema, kus olid juba ka professionaalsed näitlejad sees. Kes sinu õpetaja oli? Minu õpetaja oli Eva Kalbus ja teine õpetaja veel oli tegelikult Tõnis Niinemets. Olid esimesed 2 ja siis poole gümnaasiumi pealt tegelikult Tõnis Niinemets läks ära ja minu teine õpetaja oli Toomas Lõhmuste. Aga Eva Kalbus oli see, kes kutsus mind 10. klassi lõpus esimest korda suvelavastust tegema, kus mängisid ka juba Ene Järvis ja Külli Reinumägi ja see oli küll minu jaoks juba esimene selline nii-öelda suurem teatritükk, mis oli juba tol hetkel ma mäletan, et ikka päris kõva tase. Tundsid ennast erilisena sellist... Ja, sest et seal ei olnud ka seda, et oleks terve meie teatriklass seda teinud, seal olid ainult nagu, meie klassist valis õpetaja välja ainult mind. Aha. Et selles mõttes oli küll ikkagi uhke tunne. Ja. Tore. Nii, vaatame, mis järgmise pildi peal on. Siin on sinu armsad tantsukaaslased, jah? Ma saan aru, et see pilt on tehtud juba siis, kui sa Tallinnas õppisid või? Ja. Eks ole? Sa õppisid Tallinnas, aga trenne käisid siis tegemas ikkagi Koerus? Ja esimene aasta, ma mäletan, ma sõitsin iga nädalavahetus kogu aeg Koeru vahet ja andsin trenne nädalavahetused ikkagi siin. Aga räägimegi siinkohal natukene rohkem tantsust, et tants on sinu kirg, juba maast madalast, ma saan aru. Kui vana sa olid, kui sa esimesed tantsusammud tegid? Ma olin ikka päris väike vist. Ja, ikka päris väiksena ma mäletan, ma hakkasin kodus juba, sest et mul oli ju emal terve suur riiul oli täis CD-plaate. Sealt järjest võtsin, panin makki, üksinda tantsisin oma ette, vahepeal vana emale esinesin ja tegin kontserte lausa täispikki ja ikka nii-öelda hakkasin tantsima juba väiksest peale, kuni siis 3. klassis oli minu arvates see, kui Ülle juhendas rahvatantsurühma, siis ma läksin sinna. Ja... Aga rahvatantsurühmas pigem meeldis või meeldis sulle vabatants rohkem? Ei, mulle meeldis rahvatantsurühmas ka väga. Ja.
Seal oli jälle see, et noh, et esiteks juba grupp on koos, see annab nii palju juurde, sul tekib see ühine hingamine ja sõpruskond ja kuhugi kuulumine. Just, see annab hästi palju juurde ja see on väga oluline. Nii, aga siis millalgi hakkasid ise tantse looma, teistele õpetama? Jah, ma olin vist, ma arvan, mingi 5. klassis, kui ma hakkasin, kui esimest korda oli see, kui mul tuli idee, mida ma tahtsin teha ja ma läksin ema juurde ja ütlesin, et ema, et mul on idee, kas ma tohin rühmale teha. Ja ema ütles, et hea küll, tee. Ja siis ma tegin. Aga ma mäletan seda aega, et sa oled arvatavasti selle maja kõige privilegeeritum tantsija, tantsujuhendaja, kes on saanud üksinda saali aega. Mäletad neid aegu, jah? Mul oli veel võti ja sain käia üksinda, ma mäletan, ma käisin päris tihti. Lihtsalt panin muusika mängima ja sest kuna Koerus ju ühtegi stuudiot ei olnud, kus saaks ennast nii-öelda arendamas käia, siis mul ei jäänud muud üle, kui lihtsalt arendada ennast ise ja siis ma käisin lihtsalt üksinda saalis. Aga sinu koreograafia on pigem keeruline, mulle tundub, et pakub väljakutseid, kuidas sinu tantsukaaslased hakkama said sinu loodud tantsuga? Eks see nii-öelda keeruline, lihtne on nagu ka raske öelda, oleneb kellele, oleneb mis kontekstis, sest et põhiline, ma arvan, et mis on see, et eks igal tantsijal, üleüldse igal inimesel tegelikult on väga oma spetsiifiline kehaspetsiifika. Me kõik liigume erinevalt ja me kõik kasutame oma keha erinevalt ja kui keegi hakkab sulle ette ütlema, kuidas sa pead oma keha kasutama, siis see on alguses kindlasti veider, see on midagi uut, millega sa ei ole harjunud. Aga mida rohkem, näiteks ma arvan, mis ka mul oma rühmaga oli see, et kui ma juhendasin neid aastaid, siis lihtsalt nad õpivad mu käekirja ära. Nad juba saavad aru sellest, kuidas nad peavad minu keha nii-öelda imiteerima. Ehk siis nad aina kiiremini võtavad selle endale omaks. Jah, kui ka praegu näiteks, kui ma käin andmas trenne, tunde, teen koreograafiaid, siis on kindlasti see, et uutel tantsijatel on alguses keeruline seda omaks võtta, sest et see on mingi uus spetsiifika, nad ei ole sellega harjunud. Aga jälle, kui natuke aega teha trenni, trillida, siis nad võtavad selle omaks ja läheb asi lihtsamaks. Sinu jutust ma saan aru, sa ikkagi praegult oled ka tantsuõpetaja, on sul oma trupp? Ei ole oma truppi ja enam ma otseselt treenerina ei tööta ka. Ma 1,5 aastat tagasi otsustasin, et ma treenerina praegu enam ei tee tööd. Koormuse pärast? Otseselt mitte koormuse pärast, seal olid teised aspektid juures, mida ma tundsin, et... Distsipliin? Mitte distsipliin, seal oli päris mitu aspekti. Esiteks on see aspekt, et Eesti treenerid on minu arvates tohutult alammakstud. See on üks väga suur põhjus. Teine põhjus on see, et kuna ma olen vabakutseline kõikides oma erialades, tantsijana, näitlejana, koreograafina, siis ma koostan ise oma graafikut kogu aeg. Aga kui mul püsib graafikus üks asi, mis on iga nädal kindel ja täpselt kindel kellaajal, siis mul on hästi keeruline oma graafikut koostada ja see keerab kõik segamini. Ja kolmas põhjus on ka see, et ühtepidi ma tundsin, et ma ei ole hea treener. Sest et ma olen emotsionaalne, impulsiivne ja ma sain aru, et see ei sobi treenerile ja see tekitab probleeme ja siis ma sain aru, et ma arvan, et võib-olla ma olen kas liiga noor või roheline, et treenerina tööd teha. Ja neljas põhjus oli ka see, et ma tundsin, et ma ei suuda olla saekaater, et ma ei suuda toota. Looming ei sünni tootes. Kui sa pead konstantselt kellelegi kogu aeg midagi andma, seda ma ei suuda teha. Okei, aga siis gümnaasiumis käisid siis muudkui päriti, et kes sinust edasi saab ja kuhu sa õppima lähed ja karjäärinõustamine oli ju hoogne. Jaa, oli. Ikka inimesed tundsid huvi. Aga mul endal oli väga kindel plaan. Ma teadsin, et ma lähen Tartu Ülikooli meditsiini õppima, ma tahtsin kirurgiks saada. Siin järgmine pilt ongi, eks ju, mis siin pildil on. Ma näen, et sa juba lõikad. Ja mul oli gümnaasiumi ajal õnnestus käia töövarjupäeval vist 3 aastat järjest. Käisin PERHis erinevate kirurgide juures ja ma arvan, et ma olen oma elus kaasa teinud vähemalt 15 operatsiooni assistendina. See oli siis nagu väga tõsine soov
mitte selline kaunis unistus? Ei, see oli päriselt tõsine soov, ma tahtsin saada kirurgiks ja ma räägin, ma olen saanud ise haavasid õmmelda, selgroogusid katsuda, aju puurida, koljut tähendab puurida. See oli, mul oli ikka väga, mind on alati inimesed huvitanud ja meditsiin ja üldse see, millest me koosneme, mis meie sees toimub, kõik see. Ja siis ühel ilusal päeval said sa kätte oma gümnaasiumi lõputunnistuse ja pididki hakkama valima. Kuidas sul hinded muidu olid? Lõpetasin hõbemedaliga, aga siinkohal pean mainima, et lõpetasin puhtalt tänu spikerdamisele. Gümnaasiumi ajal ma ei õppinud kodus mitte kordagi, ainult spikerdasin kõik tööd maha. Siis olid hea spikerdaja. Pigem olin. Peal, ma vaatan, on sinu armas pere ja see ongi gümnaasiumi lõpuaktus, jah. Ja kui tähtis sinu jaoks on üldse pere ja suhted lähedastega, traditsioonid? Ikka on, väga olulised on, sest et eriti ma arvan, et praegu meie peres näiteks ka, kui me, kõik lapsed on juba suured ja kõik on kodust suuremal osa ajast eemal, siis seda tegelikult ühtsemalt me oleme. Ja alati, kui me kokku saame, siis need kogunemised on väga soojad ja see on tore, see annab hästi palju kuidagi mingit jõudu juurde. Aga mida sulle ema ja isa on õpetanud, mida sa oled oma ellu kaasa võtnud nendelt? Ma arvan, et üks põhiline õpetus, mis tuleb mulle esimese asjana kohe pähe ja mis käib ka minuga kaasas praegu igal pool, on see, et kui sa midagi alustad, siis sa viid selle lõpuni. Respekt, aga vaatamata suurest soovist kirurgiks saada, kirurgiks õppida läksid sa katsetele Viljandisse? Ei, ma tegin Tartu Ülikooli ka katset kõigepealt, aga ma ei saanud sisse. Sest et mu matemaatikaeksami, tänu sellele, et ma terve gümnaasiumi aja spikerdasin, siis ma ei olnud matemaatikas väga tugev. Ehk siis ma lõpueksami tulemuse sain suhteliselt madala ja ma ei saanud sellega Tartu Ülikooli sisse. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei tahtnud võtta vaba aastat, sest ma teadsin, et kui ma võtan vaba aastat, siis ma kartsin, et ma ei lähegi enam ülikooli. Ja siis ma teadsin, et ma pean midagi õppima minema ja siis ma mõtlesin, et ma ei tea, mis ma siis teen. Tegelikult ma kandideerisin ka tervishoiu kõrgkoolidesse, mõlemasse nii Tallinnasse kui Tartusse, aga siis mõtlesin, et hea küll, et kuna ma teatriklassist tulin, et lähen siis proovin ka teatrikooli. Siis läksingi sinna katsetele. Nii et Tartu Ülikoolis arstiteaduskonnas olid sisseastumise eksamid olid ennem kui Viljandis? Jah. Ja siis Viljandis... Seal ei olnudki eksamid üldse, seal läksid ainult eksami tulemused. Ja Viljandis, seal olid eelvoorud? Jah. Nii. Ja kuidas sul läks seal? Sisse sain. Ma mõtlen selles mõttes, et kas pidid praemuna mängima või tatti seinal või selliseid ekstreemseid... Ei päris, eks seal oli mingid ekstreemseid asju küll, ma mäletan, eks ta oli suhteliselt selline klassikalised katsed olid, me pidime ette valmistama vist 1 proosateksti ja 3 luuletust äkki. Ja siis hakkasid neid esitama ja komisjon andis järjest nii-öelda sulle ülesandeid, mis sa pead tegema nende luuletustega. Ma täpselt enam ülesandeid ei mäleta, aga midagi nendega seoses ja midagi sellist päris ajuvaba ei olnud, et mängin nüüd tomatit või nagu nii, aga pigem võib-olla sellised emotsioonipõhised, et lähed sõtta või oled nüüd nagu siin jalaväes ja marsid sõtta ja nagu mingid sellised asjad olid rohkem. Okay. Aga siis said sisse ja asi oli otsustatud? Jah, niivõrd kuivõrd, jah. Ega mul nagu muud üle ei jäänud. Siis hakkas juba mängima vist rohkem see, et kuna ma tundsin, et ma teadsin, et teatrikoolidesse on igal aastal nii suur konkurents ja ma sain sisse. Et kui nüüd siis... Siis tekkis mul see tunne, et kui mulle juba see võimalus vist anti, et vist peaks siis nagu minema. Kes su juhendaja oli? Katariina Unt. Nii, Katariina Unt. Katariina Unt, oli ta karm? Väga. Väga tundub, jah. Aga kas seal Viljandi koolis oli see õpetamise meetod käis sama rada, et kõigepealt lammutatakse sind maatasa tükkideks, täiesti kildudeks, tambitakse maatasa ja siis hakatakse üles ehitama?
Võib vist nii öelda küll, kuigi enne, kui ma teatrikooli läksin, siis ka hästi paljud olid nii-öelda sellest nagu väljendusest või ütlusest mulle rääkinud ja ma olin ka alati mõelnud, et noh, mis see siis tähendab, võetakse inimene lahti ja pannakse uuesti kokku tagasi, kuidas see käib. Aga eks see ole vist mingisugune selline tunnetuslik tasand, kus see käib ja ma arvan, et ka igal tudengil ja igal näitlejal käib see erinevalt, aga noh, ma arvan, et millest see põhiliselt tuleb, on lihtsalt see, et nagu ma ka enne ütlesin, mis see teater ja näitlemine põhiliselt on, ta on tegelikult inimpsühholoogia. Sa lihtsalt õpid inimest tundma, sa paned ennast teise inimese olukorda ja sa pead lihtsalt mõistma. Aga see sobis sulle? Ja see sobib mulle ja see sobis mulle siis, sobib mulle siiani ja ma arvan, et mingil määral ma olen alati leidnud ka väga palju kokkupuutepunkte tegelikult meditsiini ja teatri vahel. Sest et ma endiselt praegu küll ei tegele meditsiiniga, aga ma tegelen näitlemisega, mis tähendab seda, et ma tegelen endiselt inimesega ja ma tegelen sellega, mis toimub siin sees. Ühesõnaga, sa pead seda õigeks, et haiget see sulle ei teinud, arme ei jäänud? Eks kindlasti, ja mingid armid kindlasti jäid. Ega ma ütlen ausalt, et ega see 4 aastat see oli väga keeruline aeg. Ma jõudsin käia väga erinevates kohtades oma nagu arengus läbi ja üldse oma mõtetes ja oma peas. Ega see lihtne ei olnud. See jah, oli pigem keeruline, aga nüüd, kui ma tagantjärele mõtlen, eks on kindlasti valusaid hetki, mis on jäänud meelde, aga ma arvan, et suuremalt jaolt, mis sealt ikkagi kaasa on tulnud, on see, et ma ei oleks täna siin, kui ma ei oleks seda läbi teinud. Aga oli selliseid kursakaaslasi, kes vastu ei pidanud sellele, et kes loobusid? Noh, teatrikoolis on üldse väga, oli, aga eks seal on vist väga suur küsimus üldse sellega, et kui palju seal on tegemist loobumisega, kuivõrd sellega, et sind lihtsalt heidetakse välja. Et seal on väga õhkõrn piir. Aga tuli ette seda? Ja, meid alustas vist, ma arvan, 18, meid lõpetas 12. Ja siin ongi, vaata, mis meil siin pildil näha on? See oli nüüd meie viimane aasta, kui me tegime diplomifilmi, mida minu kursavend siis ise kirjutas ja lavastas. Ja me filmisime seda siin Koerv lähedal Norra mõisas. Aga kuidas te sinna sattusite? Kusjuures tegelikult hea küsimus. Kuidagi mu kursavend teadis seda. Aga ma ei tea isegi kust, aga ta kuidagi teadis seda Norra mõisa. Ja siis tal tuli see mõttesse, et ta mäletas seda Norra mõisa ja siis tuligi juba see jutuks, et mina olen Koerust pärit siit lähedalt, siis me juba mõtlesimegi, et me ju Kultuurimajaga rääkisime läbi, me ju siin tegime kõik need krimmid ja asjad, hommikust varakult istusime krimmitoolides kõik, et siis sai juba kogu selle asja kõik nagu kokku pandud, jah, et teed ka kellegi kodukohas ja mina sain neile ka siin teha ju tuuri ja näidata, kus ma pärit olen. Siis ühesõnaga koolis oli põnev? Tegelikult oli põnev küll ja projektid ju, mis me tegime, olid põnevad. Saite juba teatris ka käevalgeks? Ja, Ugalas juba mängisime mitu tükki ja ka teiste nii-öelda produktsioonide alt tegime. Aga kas kursakaaslased olid siis pigem nagu konkurendid või siis toetasite üksteist? Ei, meil oli konkurentsitunnet absoluutselt ei olnud. Ma arvan, et kui see ka õhkõrnalt tekkis, siis see võis tekkida kuskil selle hästi kooli lõpu poole. Terve aeg tegelikult üldse meie kursus oli väga ühtne, meil ei olnud üldse probleeme, me olime varasemalt ka kuulnud, et võib-olla varasematel kursustel või vanematel kursustel on olnud probleeme, suhteid, mingeid draamasid, asju, omavahelisi teemasid, aga meil näiteks ei olnud üldse, aga ma arvan, et mis meid kokku tõi, oligi see, et tegelikult meie kursuse juhendaja, et kuna meie kursuse juhendaja oli väga karm, siis meil ei jäänud muud üle, kui omavahel lihtsalt väga kokku hoida. Aga kooli lõpp hakkas paistma ja tundus edaspidine tee tundmatu või täis erinevaid võimalusi, et kuidas see? Mõlemat. Kindlasti, kuna ma ju teadsin, et ma jään vabakutseliseks, seda oli kohe teada, et teatrisse ma ei lähe, sest et Eesti teatrid on täis ja näitlejad nad ei võta juurde üldjuhul ja kui siis võtavad, siis üldjuhul pigem lavakast. Aga meid ka kasvatati tegelikult vabakutselisteks juba ja praegu ma ütlen, et mul on super hea meel, et mul on vabakutseline. Aga jah, kui see kool nüüd läbi sai esimest korda pärast 16 aastat, kui sa oled olnud mingis süsteemis koolis, keegi on sulle kogu aeg ette kirjutanud selle, mis kell sa kus olema pead, mida sa tegema pead, mida sa õppima pead ja pärast 16 aastat oled sa sellest vaba. Ja võt see esimene hetk
sa ei oska nagu mitte midagi teha. Noh, et sa ei tea nagu, kuidas see kõik minema hakkab, kuidas ma üldse tööd leian, kuidas see kõik käib, kuidas ma ära elatun, millest ma elatun, kõik need asjad. Aga mina pean selles mõttes jah ütlema, et mul on kuidagi, elu on mind hellitanud, mul on vedanud. Et ma sain praktiliselt kohe peale lõpetamist esimesed projektid peale. Ja nii-öelda, kui said juba nii-öelda jala ukse vahele, siis hakkas sealt nagu minema ja praktiliselt nüüd pärast lõpetamist, mis ma olen töötanud 3,5 aastat, ma olen tegelikult töötanud praktiliselt ilma pausideta järjest. Aga seda, et sa oled Viljandis näitlejaks õppinud, mitte Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, eks ju, lavakas, et kas seda tunnet on olnud kunagi või see ei oma üldse olulist tähtsust? Selles mõttes nii-öelda, kui ma praegu ka teen koostööd teiste näitlejatega, kes on tulnud lavakas, siis meil näitlejatel omavahelist sellist probleemi ei ole. Kust see tuleb? See tulebki akadeemilisel tasandil. Koolid sõdivad. Aga tegelikult inimesed seal sees omavahel mitte. Aga lavastajad? Lavastajatel meil on veel endiselt ja selliseid vanakooli lavastajaid, kellel on see vana stigma veel peas ja selle järgi ka käituvad ja toimetavad. Aga kui vaadata ikkagi meie Eesti teatrimaastiku üldpilti, siis pigem ei ole. Ja. Nii, vaatame järgmist pilti. Kas see on nüüd ühekordne sooritus või on pigem hobi? See oli ühekordne sooritus, aga ma tahan minna uuesti, jah. Mulle gümnaasiumi lõpuks siis sõbrad kinkisid langevarjuhüppe. Ja siis selle ma tegin ära, aga nüüd ma tahan minna uuesti. Sest et ma olen alati natuke olnud siuke adrenaliini kihk on mul sees olnud, nii et mulle meeldib. Alati peab olema väljakutsed. Jah, natuke siukest ekstreemsust mulle meeldib, kui natuke tekib siuke värin. Aga mingit muud ekstreemsust peale nüüd selle langevarjuhüppe? Ega vist praegusel hetkel niimoodi hobi korras ei tee otseselt midagi niimoodi ekstreemset. Eks see vaata töö mõttes, eks ta natuke ju polegi siuke ekstreemne, sest et natuke sellist adrenaliini laksu ma saan praktiliselt igapäevaselt, kui ma lavale lähen. Et ma sellega täidan juba, kompenseerin seda. Vahel aeg-ajalt lihtsalt tekib see, et tahaks nagu midagi suuremat. Et siis sinu jaoks on ikkagi oluline, et kogu aeg toimuks kuskil midagi, kogu aeg peab midagi olema või vajad ikkagi üksi olemist ja akude laadimist? Mingil määral mõlemat. Ma olen inimesena suhteliselt püsimatu. Mulle meeldivad uued väljakutsed kogu aeg ja ma tahan nagu katsetada ja proovida kogu aeg mingeid uusi asju, mida ma ei ole varem kogenud. Aga samal ajal akude laadimist vajan ma hästi palju. Mis teed siis? Kusjuures mitte midagi. See on minu jaoks kõige suurem akude laadimine, kui ma lihtsalt istun kodus ja ma ei tee mitte midagi. Ja ei pea kella peale minema kuskile? Ja ma ei vaata mitte midagi. Mul ei ole telekat olnud juba vähemalt 10 aastat. Ma arvan, arvutist ka ma ei vaata mitte midagi. Mul on aknalaua peale tehtud, mul on selline suur lai aknalaud, mul on tehtud sinna selline lounge ja ma lihtsalt istun seal ja vaatan aknast välja ja see on minu jaoks kõige suurem nagu see, mis toob mind kuidagi maha. Ja ometigi. Siin on, mida me siin näeme, Miika? See oli nüüd minu esimene täispikk film, kus ma osalesin. Öölapsed oli selle nimi siis ja selle esilinastusele on see pilt tehtud. Aga see on veel sellel ajal, kui sa õppisin teatrikoolis. Eks ju, ja samal ajal tegid sa veel teleseriaali Vagavesi või praktiliselt nad olid väikese vahega, aga jah, selles mõttes suhteliselt korraga tulid, jah. Isegi filmi ma tegin enne kui seriaali. Oli pingeline aeg? Ma ei mäleta, kuivõrd nagu pingeline ta oli. Pigem ta oli vist lihtsalt hästi põnev, sest et see oligi teatrikoolis vist see, minu teada, kui ma ei eksi, siis ta oli 3. kursus, ehk siis teatrikoolis nagu ta jaguneb see 4 aastat 2 perioodiks. Esimesed 2 aastat on nii-öelda see baasõppe, kus sa oled praktiliselt ainult saalis, teed ainult oma kursusega, lihtsalt on see nii-öelda grupi ühildamine, harjutused ja kõik see. Ja viimased 2 aastat nii-öelda rakenduskõrghariduses on siis nii-öelda see praktiline osa. Ehk siis see oligi minu arvates see 3. aasta, kus me hakkasime natuke juba koolist välja minema, me hakkasime teatritega koostööd tegema, väljaspoolt hakkasid pakkumised tulema.
ja see oli hästi põnev, et esimest korda sa saad päriselt teha tegelikult juba professionaalsete näitlejatega, professionaalsete meeskondadega koostöid, et see oli hästi põnev maailm. Ühesõnaga, seal olid teie kursaomad olid siis selles filmis? Ei, mina olin ainus. Sina olid ainus, aga kuidas sa sinna sattusid jälle siis? Meil käis see produktsioon, kes seda filmi tegid, käisid meil koolis ja tegid castingu tervele meie kursusele. Ja võeti mind ja tegelikult ühte mu kursaõde veel, aga kuna mu kursaõde ei saanud, talle ei sobinud ajaliselt, siis võeti tema asemel Alice, kes on see rohelise kreidiga seal keskmine tüdruk. Aga mina siis sain ja mina läksin selle filmi peale. Ja. Siin on veel üks filmimine. Mis see nüüd on? Jah, see oli Leedus nüüd vist, ma ei tea, kas nüüd 2 aastat tagasi või? Üks Leedu režissöör leidis mind Eestist ja siis tegi mulle castingu ja kutsus mind filmi osalema. See oli nüüd lühifilm, ta ei olnud täispikk, aga jah, siis nad lennutasid mu Leetu ja siis meil olid võtted seal, mis oli väga-väga lahe protsess. Oligi 2 Leedu näitlejat siis ja mina Eestist ja selline 3 inimese vaheline psühholoogiline draama. On see film välja tulnud juba? See on välja tulnud, aga minul ei ole endiselt seda õnnestunud näha, sellepärast, et see tuli välja nüüd kevadel, aga kuna see tiirutab endiselt välismaa festivalidel, filmifestivalidel, siis neil ei ole lubatud seda mulle eraldi saata või avaldada. Nad kutsusid mind Leetu, kui oli esilinastus, aga kuna mul olid etendused, siis ma ei saanud minna. Ehk siis jah, mul ei ole õnnestunud seda veel näha, aga ma väga tahaksin, ma väga loodan, et varsti mul õnnestub. On selle mingi pealkiri ka selle filmi? Ja selle nimi on Happy New Year. Ja. On sul veel tulnud ette filmirolle või telefilmi osasid, et kuidas need rollid sinuni jõuavad, et kas sa pead iga kord castingul käima või on sul oma agent või kuidas need asjad sinuni jõuavad või sina nendeni? Mõlemat pidi toimub see Eestis. Ühtepidi, kuna Eesti koolkond on ikkagi suhteliselt väike, inimesed tunnevad kõik üksteist, siis on Eestis nii-öelda teatri kontekstis üldjuhul käib see pigem niimoodi, et meil castinguid ei ole teatris. Sind kutsutakse. Kui sa jääd silma, sind kutsutakse, lavastajad võtavad ise ühendust, ma tahan sind oma tükki, tule. Seriaali kontekstis on nüüd ka hakatud nii-öelda välismaa eeskujul tooma sisse seda, et meil hakatakse castinguid tegema. Pluss on ka lihtsalt see, et kuna meil tuleb igal aastal juurde lihtsalt hästi palju noori näitlejaid, siis ka kõik nii-öelda režissöörid ei tunne kõiki noori näitlejaid, ehk siis kutsutakse castingutele. Välismaa kontekstis on nüüd küll see, et jah, minul õnneks on agent. Välismaal ma kuulun nüüd Skandinaavia agentuuri. Aga samamoodi see agent ise leidis mind, ise kirjutas mulle ja küsis, et kas ma tahaksin, et ta hakkaks minu agendiks ja ma olin nõus. Et tema tegeleb nii-öelda võib-olla siis nende välismaiste projektidega, küll mitte selle Leedu projektiga, see tuli väljastpoolt. Aga midagi kuskilt susiseb ka või? Praegu hetkel rahvusvahelisi projekte mitte, Eestis praegu küll teen jah, praegu teen ühte seriaali, mis peaks kevadest jooksma hakkama teles siis. Üks uus seriaal tuleb siis. Aga kuidas siis saab, kui sul omal telekat pole? Kuidas sa siis... Tead, ega mis ma ise neist vaatan, kui ma seal koha peal olen ja neid läbi loen kogu aeg, et ega... Nii. Olgu. Ja. Mis me siin pildi peal näeme? See on nüüd siis minu teine nii-öelda selline põhiline tegevusala, millega ma tegelen, ehk siis tantsupool ja see konkreetne pilt on nüüd, kuna ma kuulun sellisesse truppi nagu Utopia Entertainment, siis Utopia Entertainmentiga me ikkagi teeme päris selliseid erinevaid projekte, üldjuhul tantsualaseid, siis aga ka selliseid kontseptuaalsemaid lavastusi. Ja see on ka ühelt esinemiselt eile, kusjuures just eile öösel lõpetasin kell 2 sama ettevõtte pidu,
see on nüüd tehtud küll siis ma juba 2 aastat tagasi oli see, aga eile oli sellesama ettevõtte pidu ja samamoodi jälle sellel ettevõttel alati tahetakse hästi sellist suurejoonelisust, karaktereid, midagi, mida pole varem nähtud, midagi erakordset, siis no sellest see utoopia, eks ju, et see on just. nagu niisugune kättesaamatu, erakordne. Jah, no see on ka nagu meie nimi ütleb, et ta ongi selline utoopiline, et mis iganes ideed sul tekivad, tule räägime ja me leiame lahenduse ja me mõtleme, et mis kõik oleks võimalik. Et tänapäeva maailmas ja tänapäeva tehnilise võimekuse juures on ikkagi päris paljud asjad juba võimalikud, et ma olen näinud väikseid juppe, et need on küll väga uhked. Et kes teie juhtfiguur on? Meie juhtfiguur on Ingmar Jõela isiklikult, kes on ikkagi selle trupi asutaja ja siiani meie pealavastaja ja koreograaf, et tema juhib seda, aga ta on ka kergelt viisi ikkagi selline pereettevõte seal sees, et ongi samamoodi vend ja 2 õde, siis Ingmar Jõela ja tema 2 õde, Elisabel ja Marleen Jõelad. Nemad õmblevad siis ise kõik need kostüümid? Marleen on rätsep meil, kes ise õmbleb kostüüme ja teeb ja Elisabel on samuti tegeleb siis selle nii-öelda tehnilise poolega, aga samamoodi nad kõik on koreograafid meil ka, pluss me ise siis ka seal trupi sees veel aga te olete selle trupiga käinud ka väljaspool Eestit esinemas, eks ju? Jah, ikka igal aastal et ikka tuleb nii-öelda välislähetusi, komandeeringuid ka ette, mis on tegelikult hästi tore, mulle alati meeldivad need, kui on. On see unistuste tantsutrupp? Jaa, ma arvan küll, et võib nii öelda, et selles mõttes ma arvan, meil on alati põnev, meil on väga hea trupp koos, meil on väga hea seltskond, alati on hästi kuidagi hea minek ja hoog on meil sees, projektid on põnevad, mida me teeme ja kuidagi, hästi kuidagi hea on koos olla, et see on tõesti. Vahel muidugi tekib ka samamoodi see tunne, nagu ma enne siin rääkisin sellest võib-olla kehaspetsiifikast, eks ju, et kui me õpetajatena või treeneritena nii-öelda teisi õpetame, et siis vahel ikka tekib seda tunnet, et meil ka kogu aeg samad koreograafid, vaata, et oled juba nende spetsiifikaga nii harjunud, et vahepeal tahaks midagi uut, vaata, et tuleks mõni väljastpoolt kuskilt mõni teine treener või koreograaf, kes teeks midagi põnevamat. Aga siis läheb see jälle üle ja oled jälle, et nagu mingi, tegelikult suudame me oma keskis ka ikkagi aeg-ajalt midagi uut välja mõelda, et ei ole see, et jääme ainult kuskile kinni. Et see on tore, pakume vaheldust. Väga tore. Põnev. Nii, siin näeme me sind teatrilaval. See on nüüd üks viimastest lavastustest, siis, mis tuli välja VAT-teatris. Praegu ongi viimasel ajal, ma olen suhteliselt palju koostööd teinud VAT-teatriga ja see tükk tuli nüüd ka välja kevadel, mille nimi on Raev. Me endiselt mängime seda, see on endiselt VAT-teatri mängukavas, soovitan kõigil vaatama tulla, kes ei ole veel käinud. Ja. Et teater on siis sinu armastus number 1? Jah, võib nii öelda. Et kui ma alguses küll tahtsin kirurgiks saada, siis ma arvan, et praeguseks hetkeks olen ma ikkagi sellel seisukohal, et ma tegelikult ei kujutaks ette, et ma teeks midagi muud. Et ma olen väga õnnelik, et see tee niimoodi läks ja järelikult pidigi minema. Ja vabakutselisena saad sa erinevates teatrites mängida. Ja nagu sa ütled, VAT-teatris ja kus veel siis, Nutrumis? Jah, praegu põhilised vist, kellega ma olen koostööd teinud, ongi VAT-teater, teater Nutrum ja Ajateater, aga ka tuleb väljaspoolt ka veel teisi pakkumisi aeg-ajalt, nii et mis on alati põnev, kui mingid lavastajad leiavad sind jälle üles. Aga lavastajad leiavad sind üles, eks? Jah. Juhul ta nii käib. Aga kuidas on, et kas oled sa ebausklik, on sul mingid rituaalid ennem, kui sa lavale lähed või kuidas nende asjadega on? Otseselt mitte nüüd, ma ei nimeta seda ebausuks, aga rituaal kui selline on küll lihtsalt see, et mulle meeldib teha ikkagi füüsilist trenni, enne kui ma lavale lähen, sest mulle meeldib olla kehaliselt soe. Siin ja praegu? Siin ja praegu, et ma oleksin päriselt kohal. Nii-öelda mul on küll, mul on 4-minutiline planguseeria, mida ma teen alati enne lavale minekut.
sellised väiksed nipet-näpet asjad on küll. Eks iga lavastusega kujunevad välja mingid oma asjad, mida sa tunned, et selle rolli jaoks sa pead enne lavale minekut tegema. Et noh, Raivoga lihtsalt on see, et kuna ta on üsna raevukas tükk, siis ma tean, et ma pean ennast väga üles kütma enne seda, kui ma lavale lähen, ehk siis noh, mida karmimat füüsilist trenni ma enne seda teen, seda paremasse kohta ma endaga jõuan. Ja ma ka muusikalises mõttes enne seda lavastust ma arvan, et ma lähen kindlasti 1,5 tundi enne etendust kindlasti teatrisse, ma ei räägi mitte kellegagi, mul on ainult muusika kõrvas ja ma kuulan väga tugevat teknot, mis ka aitab kõvasti nagu sinna kohale viia rohkem, et sa ise tekitad endal selle atmosfääri ja keskkonna, et viia ennast nagu rollile lähemale ja aga iga lavastusega tekivad mingid erinevad asjad jälle, mõne teisega on vaja nagu just seda võib-olla, et ma lihtsalt istun ja ei tee midagi ja. Aga eeskujud, on sul eeskujud teatris? Niimoodi ei oska vist öelda. Ainus nii-öelda võib-olla, ma ei nimetaks seda ka nagu eeskujuks, aga ma arvan, et ta on rohkem selline nagu võib-olla aukartus või selline lihtsalt alt üles vaatamine on mul alati olnud meie lahkunud Ita Everi poole. Et ta ei ole ka võib-olla, kuna ta on naisterahvas, ma ei ole teda kunagi pidanud nii-öelda nagu eeskujuks selles mõttes, aga sest lihtsalt spetsiifika on erinev, aga selles mõttes... Imetlenud teda? Jah, ma olen teda alati nagu imetlenud see, kuidas ta oma tööd teeb või nagu millise pühendumuse ja millise nagu lustiga. Et see on nagu alati olnud minu jaoks kuidagi ilus vaadata. Kas aplaus on publiku tänu? Mõlemat pidi. On sinule tagasiside sulle tähtis? Kindlasti, aga aplaus on mõlemat pidi. Aplaus on tänu ju publikult näitlejatele ja tegelikult ka vastupidi, ka näitlejad tänavad publikut läbi selle. Sest see on ju ikkagi koos veedetud aeg ühes ruumis ja me jagame seda energiat seal. Aga tagasiside, et keda kuulad, kelle arvamus sulle korda läheb? Jaa, kindlasti olenevalt kontekstist, aga konstruktiivne kriitika on alati väga teretulnud ja väga ootan, sest et ma ju ikkagi tahan ka edasi areneda, ma tahan paremaks saada, trillida täpsemaks detailidesse minna, et alati väga ootan, kui öeldakse. On sul omad fännid, tuntakse sind tänaval ära? Ega väga ei ole täheldanud, võib-olla mõned üksikud korrad tegelikult on küll tulnud seda, aga kusjuures vist mitte isegi, ma ei tea, kas teatri kontekstis. Tegelikult on seda rohkem tulnud vist isegi nagu saadete kontekstis, kus ma olen olnud taustatantsija. Et selles kontekstis vist on küll paaril korral tänaval olnud seda, et omavahelist sosistamist inimestel lihtsalt, et vist on seal saates tantsija. Eks see tuntus tuleb arvatavasti läbi tele ja eks ja seriaalide ja selliste. Ta jõuab lihtsalt suurema publikuni. Ütleme, et näitlejana oled sa veel ju noor, eks ju, sa ei ole palju jõudnud, et rollide valikus on sul suuresti laste, mingite noormeeste, esimeste armastajate osad, aga... Tegelikult ei ütleks isegi nii. Mul on selles mõttes vedanud jälle, jah, et mul on pakutud praegu nagu selliseid tükke, kus ma olen saanud teha väga palju erinevaid asju, et ma ei ole jäänud kuskile kinni ühte asja, mis on stampidesse. Sest muidu öeldakse, et meesnäitlejate tummikamad rollid tulevad alles peale 40. Aga mida sa ise pead oma seniseks suurimaks õnnestumiseks? No ma arvan, et minu jaoks ongi praegu siiani 2 nagu sellist kõige tugevamat rolli, mis on mulle lihtsalt olnud kuidagi südamelähedased ka selle tõttu, et need materjalid on minu arvates olnud väga head, need on hästi kirjutatud ja kuidagi väga tugeva psühholoogilise draamaga ja üldse psühholoogilise nii-öelda rollikaarega. Üks ongi seesama Raev ja teine on Oli, mida me enam ei mängi ja selle nimi oli Unistaja. Et mõlemad olid väga head tükid ja ma tõesti panin väga palju ka enda aega ja ressurssi sinna sisse, et need teha ka head rollid. Aga kohe on nüüd ju esietendus jälle tulemas, et... Jaanuaris. Mis see siis on? Räägi meile ka. Tulebki nüüd VAT-teatriga jällegi uus tükk.
Selle nimi on Kullervo ja see tuleb nüüd natuke selline, kuidas ma ütlen, selline eeposlik. Ta on Kalevala, Kalevipoja selliste eeposte ainetel, mõjutustel selline suur tükk siis nii-öelda. Meil on päris suur trupp, meid on 9 näitlejat seal. Ja selle nimel me praegu tööd teeme ja seda kokku paneme. On selline nagu põnev lugu või on selline nagu väga sügav või saab nalja ka või kuidas see? Ma arvan, et selles leidub nagu kõike, et noh, kui juba eepose peale mõelda, et siis ega eepos ka seal ongi kõike, noh, ta on selline suur kangelaslugu, eks ole, selline legendi muistendi hõngu on seal kõvasti sees, aga ma arvan, et seal on kõike, seal saab nalja, seal on tõsidust, seal on kindlasti sellist mõtlemisainet ja ka sügavust. Soovitad soojad siis meil vaatama tulla? Noh, ma alati soovitan muidugi ja kutsun inimesi enda tükke vaatama. Praegu on muidugi ka selles mõttes vara öelda, et me istume veel laua taga, et ma veel ei tea täpselt, mis sellest tükist lõpuks saama hakkab, aga kindlasti muidugi tulge teatrisse vaatama. Aga kui pikk üldse ühe tüki lavastamine, kui nüüd täna on 1. detsember, eks ju, teised laua taga ja jaanuaris juba, et kuidas muidu on, kui pikad need lavastustsüklid on? No üldjuhul on niimoodi, et üks lavastus tehakse valmis 2 kuuga. Noh, see on selline keskmine lavastusprotsess. Selle protsessiga, mis me teeme nüüd, on küll, meil on väga pikk lavastusprotsess, meil on 4 kuud protsessi ja see on pigem harukordne, et nii kaua üldjuhul lavastust ei tehta. Aga seekord jah, kuna meil lavastaja ise dramatiseeris ja pooleldi kirjutas materjali, kes lavastaja on? Aare Toika, kes lavastas ka Raevu. Et kuna ta ise dramatiseeris ja pooleldi ka kirjutas materjali, siis meil esimene protsessi pool võttis hästi palju aega sellest, et see materjal välja trillida. Me tegime seda hästi palju ümber, muutsime kõik need asjad ja nüüd me oleme siis vaikselt jõudnud sellesse kohta, kus me tegelikult hakkame laua tagant vaikselt püsti tõusma ja tegema nii-öelda saaliproove. Hoiame siis pöialt kaua tehtud kaunikene. Jaa, aitäh, läheb täis. Nii, ja mis me siin näeme siis? Teid on need meie pühapäevased õhtud teleri ees. Et igasugused erinevaid projekte on, kus sa oled siis kaasatud ja tantsid ja särad ja meie vaatame ja tunneme su ära ja et kuidas nendega on siis lood, et lisaks Utoopiale siis tantsid ka veel erinevates projektides, et kuidas need projektid siis sinuni jõuavad ja mis nad sulle pakuvad ja et eks see kõik, kuidas jõuavad minuni, eks see kõik olegi siuke dominoefekt, lükkad millegi käima. Kui sa oled juba korra oled selles masinas sees, et siis... No see on ka tegelikult üks asi viib teiseni, et ma ka alguses ju, kui ma tulin, hakkasin tegema Eesti Laulult sai mind kätte Villiko, kes teeb neid saateid, kutsus mind saateid tegema, sealt jälle ta läheb edasi, et niimoodi ta kõik käib. Et kuna Villiko Kruuse on jah kõikide nende saadete nii-öelda pealavastaja, siis tema on mind ikkagi kaasanud nendesse saadetesse ja sealt kaudu on ta nagu teinud ja nüüd meil on ka tegelikult ikkagi kujunenud välja ka Villikoga ikkagi päris selline tugev oma punt või grupp, kellega me nagu teeme neid saateid. Tore on sind vaadata ja ma vaatan, et sa teed alati iga kord nagu natukene rohkem kui teised, et küll sa võtad midagi seljast ja paned selga või ulatad, dirigeerid, et kuidagi nagu väga teatraalne oled kõige selle juures. Vot seda ma ei oska kommenteerida, sest et ega ma ju ise ei vali neid. Villiko paneb need paika, kes mida teeb, eks ju, et kui ta mulle nagu annab neid erinevaid väljakutseid, siis minugi poolest mul on alati hea meel proovida neid. Aga seda soovi ei ole, et tantsija koha pealt nagu ise nagu osaleda mõnes sellises uhkes saates, seal su nägu kõlab tuttavalt või mis iganes, et sellega kätt proovida? Ei, ega kui ma nüüd täitsa aus olen, ega ära ei ütleks küll, jah. Kui pakutakse ikkagi, näiteks su nägu kõlab tuttavalt teha, siis hea meelega teeks tegelikult, sest see tundub nii põnev väljakutse, see, et seal teha. Ja paratamatult, kui sul käivad need artistid kogu aeg proovides ja sa vaatad, kuidas nad teevad ja kuidas nad mõtlevad, siis endal tekib ikka see tunne, et kuidas mina teeks näiteks ja keda mina teeks ja et ikka mõtled nagu selle peale, et kindlasti oleks põnev. Hoiame sulle pöialt. Aga ütleme niimoodi, et sa tantsid, näitled, laulad, et üks asi on telesaade, aga
millal võib oodata sinu osa täitmist mõnes muusikalis, et kas selle ukse vahele on nagu raske jalga panna või on see ka jälle õnne küsimus või kuidas sinna ennast sokutada? Ega ei teagi niimoodi otseselt, sest et noh, kas seal on ka castingud või ikkagi kutsutakse? Seal on vist kahtepidi. Seal vist cast itakse ka, aga nii-öelda aga põhiosatäitjad ikkagi kutsutakse. Et ausalt öeldes ma tegelikult ei tea täpselt, sest ma ei ole uurinud otseselt nende kohta ja nüüd ma tean küll, kui see Kinkipuuts, mis just Vanemuisest tuli välja. Käisin just vaatamas seda, jah. Jah, no näed, mul on endal plaan minna, millal iganes ma siis leian aega selleks, aga et selleks ma tean küll, et mul lihtsalt kolleegid nagu teised tantsijad käisid castingul. Aga noh, mina juba teadsin, et ma ei saa nagu nii minna, sest mul oli sellel ajal juba teine projekt ees, et siis ma ei hakanud minema. Aga jah, võt, ma ei olegi päris tegelikult kursis. Ja, kuidas ma arvan, et see on aja küsimus. No, eks ole näha, ei tea. Nii, ja nüüd on meil järgmine pilt. Oled kuskil väga mõnusas kohas? Jah, Montenegros on see pilt tehtud. Vot see on jah, vist teine selline mu mahalaadimise asi praegu, mida ma teen nii tihti kui võimalik, on reisimine. Reisid tihti? Jah, kõik vabad augud, mis mul on, üldjuhul panen täis. Aga kui sa reisid maailma erinevates paigus ja mängides ja tantsides erinevatel lavadel, kas sa tunned, et kuskil sinu sees on väike elurõõmus koerupoiss veel alles? Kindlasti on, aga ta ei ole ju kuskil kadunud. Aga on juured sulle tähtsad, olulised? Selles mõttes kindlasti on. Ühtepidi ma arvan, et ma olen küll väga selline inimene, kes mul on alati olnud selline väga tugev usaldus vist elu suhtes ja selle nagu kulgemise suhtes, et asjad lähevad täpselt nii, kuidas nad peavad minema ja ma kunagi otseselt ei ole kartnud seda, et mis tuleb nagu ees või et mul on alati nagu pigem selline nagu põnevus selle osas ja kui üks asi lõpeb, siis avanevad uued uksed ja läheb see asi kuidagi edasi, aga et eks ikka tekib vahel sellist nagu koduigatsust või seda, aga noh, jah, millega me jõuame nii-öelda nagu sügavama teemani selle kaudu, eks ole, et mis asi see kodu siis on, et ma arvan, et mind ei hoia otseselt kinni mitte ükski koht. Minu jaoks, ma arvan, olulisem on inimesed ja see mingisugune kontakt ja see mingi vahetu energia ja see mingi soojus. See on see, mis mind nagu hoiab. Millest sa unistad? Tead, ega mul ei ole väga palju suuri selliseid unistusi, sest et ausalt öeldes ma olen vist nagu suhteliselt suured need unistused, mis mul olid nagu lapsepõlve eas. Need on kõik täitunud. Ja praegusel hetkel ma olen jõudnud nagu kohta, kus ma ei väga nagu ei unista enam. Ma pigem vist suuremalt jaolt nagu naudin lihtsalt seda kulgemist. Sest tõesti, noh, ma olen mitu korda ka öelnud, aga ütlen seda endiselt edasi, et ma tunnen seda ja ma olen alati tundnud seda, et elu on mind hellitanud ja hoidnud. Ja mul on lihtsalt vedanud. Aga millises teatris sa tahaksid mängida, millise lavastaja käel? Vot selles osas näiteks ka mul ei ole nagu väga eelistusi. Samamoodi jälle on see huvi, et teha koostööd lihtsalt võimalikult palju erinevate inimeste ja kunstnikega. Sest et noh, ega ju minu kui näitleja töö on alati lihtsalt inspireeruda. Sulle antakse kätte mingi asi, inspireeru ja tee sellega midagi. Noh, hea küll, ma siis teen. Kuidagi ma ikka leian sealt midagi, millest ma inspireerun. Et noh, et ega lõpuks ei ole vahet, kellega seda koostööd teed. Nagu lihtsalt sa hakkad leidma erinevaid asju, millest inspireeruda. Et seetõttu ongi põnev lihtsalt see, et kui saada teha koostööd võimalikult paljude erinevate inimestega, millega õnneks on mul ka siiani võimalust olnud, erinevad partnerid, erinevad lavastajad, et siis sealt tulebki see uus ja huvitav kogu aeg. Aga igatsed sa koduteatrit ka? Ei. Hetkel mitte? Hetkel mitte küll, jah.
aga mul on ka vist võib-olla see, et kuna ma olen alati olnud vabakutseline, siis ma ka tegelikult ei tea ju, mis tunne see on, kui sa töötad teatris ja sul on see oma koduteater. No, see on mingi kindel tunne. Jah, eks seal on jälle teistpidi, aga ma arvan, et kui ma töötaks praegu teatris, siis kõiki neid muid asju ma kõrvalt ei teeks. Aga mis sa arvad, kus koha peal sa oled 10 aasta pärast? Millega sa tegeled, mis sa teed? Ma loodan, et 10 aasta pärast, millega iganes ma tegelen ja kus iganes ma olen, siis ma loodan, et jätkub seesama nagu mingi nautimine ja seesama nagu usaldus nagu elu suhtes jääb. Ja mis on põhiline, et oleks tervist. Sest et tervis on, kui ei ole tervist, siis ei ole ka mitte midagi muud. Kuldsed sõnad. Aga Mika, täna on mul olnud ääretult tore sinuga vestelda. Võib-olla me kõike teemasid ei jõudnud läbi rääkida, aga jäägu need siis järgmiseks korraks. Mina soovin sulle, et kõik su salasoovid täituksid, et elu pakuks sulle põnevaid väljakutseid ja tummiseid rolle. Aitäh ja kohtumiseni. Ole hoitud. Ja, teie ka. Ja ilusat esimest adventi.